Kätte on jõudnud sügis. Hakkame pakkuma alternatiive kaherattalistele. Seekord valisime siis välja ühe masina, mille nime ma ei mäleta, aga siin ta on. JTM. JTM. Et selles JTM. JTM. Kus see D sul seal on? D. Vaatame korra, tähendab, ma näitan teile, kuidas see ehmatab mind iga kord, kuidas ta käima käib. Mihkel, tahad ka autosse? Tule Mihkel autosse, ma teen sul uksahti. Kõrval just, Nii. Sa ei pea mulle nii lähedal olema. Nüüd ootame. Ja see on nüüd see ehmatav koht, iga kord see ehmatab mind. Nii, ja kuigi tunne on siuke, et ta plahvatab kohe, siis tegelikult ta käib. Ja see vibratsioon, mis siin sees on, see on tegelikult normaalne. Mina natuke sõnata selle kohta. Kvaliteet on sükane 10-st, ma arvan 2. Ma arvan, et Mihkel on lahke praegu. Ma arvan ka. Üks kojamees. Ma ise mõtlesin kohe Mersu. Timmi peegel paika. Ülesse. Ja siis see poole. See tuleb ära siit kindlasti. Okei, las veel. Ma käivad. Selles ots, et kuhu ma olen rooli lõpuni keerata. Ei tohi sellel autol ei tohi rooli lõpuni keerata. Nii, 41, 43, 46. Gaas täiesti põhjas. 49, 53, 4, 54, 54, 56, 7. Ära, Ma läks paremaks. See reaalse mul rooli on nii üldse. Ära just. 65, 66. Valguskiirus. Selles on 4 kilovatti. Väga hirmus. 4 kilovatti, mul on 3 kilovattini. Seda nagu muu. Siin tahad ümber pöörata. See teed? Veits ma ei pööra või? Me saame lihtsalt surma. Tahad ka proovida või? Ega väga ei taha. On siin üldse mingi kande? Ta on seal. Ma ei leia siis karvad uistised mitte midagi. Kihuta minema. Nagu te pitsu haukumisest kuulete, siis me oleme ikkagi maal, eks ju. Ja tunniks ajaks seda meile anti, sest need on nii asendamatud abivahendid maal. Aga mis emotsioonid on, Mihkel? Väga head, ma välja sain. Sest on väga ebameeldiv. Ta on väike, ta nagiseb, ta on ohtlik. Sa jääd ette sellega kõigile.
Nii et ei soovita kellelegi. Ma ei ole nõus. See oli ületas tehase poolt lubatud kiirust ja kõvasti. Milleks oli? 45. See on suurelt kirjas on ju taga. Ta on tehtud kvaliteetsetest juppidest, eks ju. C4 esi tuled Škoda Octavia peeglid, Mazda 2 taga tuled Renault Clio udukad, no mis sa veel tahad saada. Ja nüüd see pitsu, kellest ma just ennem rääkisin, tuli otsus tulla Pureameti. Väga üldine levinud probleem on see, et kui sa turvavöö peale jätad, siis sa lähed sellega poodi. Saad aru? Päris, sa jõuad selle auto üles tõsta. Ma ütlesin sulle. No. Kui selle autoga teilt välja sõidad, siis tõstad ta lihtsalt tee peal tagasi, paned edasi. Näha on, et tegu on väga kvaliteetse ehitusega. Et muideks pagassi on lokus. Parim. Ürita mulle maha müüa seda autot praegu. See on tegelikult müüdud. Kui me hakkasime siia tulema, siis sa olid nii vaenulik ja nüüd sa ei taht isegi mitmeid tagasi anda. Ma nägin ju. Sikutas ja sa mingi, sa ei tulnud välja isegi. Ma ütlesin sulle, et tule, lähme nüüd ja siis sa ikka veel mingi ei. Kellele see auto sobib? Mitte kellelegi. Mitte keegi ei tohiks sõita seda autoga. Kõigile. Ja kusjuures, kui kõik sõidaks sellistega, siis see ei oleks enam nii ohtlik ka. Ma ei tea, kumb on hullem, kas koroona või kõik sõidaksid sellega. Mina ei oska öelda seda praegu. Aga ma olen kaldun arvama, et see oleks palju hullem. Kumma sa võtaks, kas koroona või selle? Koroona. Ohoo, ega ahaa-efekti ei tekkinud. Tekkis. Ohoo, kui halb. Ohoo, ahaa, kui halb. Mihkel ikkagi muutus rõõmsamaks selles autos ja ma pean tunnistama, et see sobib talle. Ja maakera on tegelikult lapik, nii et siis on maalapik. Ja seisab 3 elemendi seljas. Ja reptiilid juhivad inimkonda. Et seekord sai seesugune küll lühike, kuid loodetavasti nagu piisavalt informatiivne, et te ostate päris autod. Ja liigel kohutult. Liigel kohutult ohutute autodega. Laikige, share'ige, keerige ja vaadake meie teisi videosid siit. Pujak. Tšau.